Ühtegi kohtualust täna kohtuotsuse kuulutamisel kohal ei olnud, isegi mitte video vahendusel. Porto Franco kinnistu ja selle omaniku ärimees Illar Tedrega seotud vaidluste üks vaatus, kuhu segatud Keskerakond sai selgeks vaieldud juba Riigikohtuni välja. Nüüd siis teine kaasus, kus lisaks Tedrele olid kohtu all ärimehed Jüri Põld ja Toomas Tamm. Süüdistuse kohaselt lubas toonane rahandusministri Martin Helme nõunik Kersti Krah Illar Tedrele hoolitseda selle eest, et Porto Franco arendus saaks koroonatoetuslaenu 40 miljonit eurot, seda aga madala intressiga. Toomas Tammele aga lubati teatud kalapüügireeglite leevendamist Peipsi järvel. Sellest lubati Krahile kokku 540 000 eurot altkäemaksu. Kohus otsustas täna Tedre, Tamme ja Põllu õigeks mõista. Kraht jäi ise süüdi osaliselt ja teda karistati 6 kuu pikkuse vangistusega, mis ei pöörata täitmisele, juhul kui ta aasta jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Hea meel on selle üle, et suures ulatuses mõisteti Kersti Kraht siiski õigeks kandev osa sellest süüdistusest, milleks oli ikkagi nagu altkäemaksu võtmine. See osutus põhjendamatuks kogu selle pika kohtuliku uurimise taustal. Nüüd see väike osa toimingupiirangu rikkumisest, millest Kersti Kraht süüdi tunnistati, kohus andis väga üldised ja väga lühidad põhjendused selle kohta, eks me peame lugema kohtuotsust ja siis kujundama seisukoha, kas edasi kaebamine on põhjendatud või mitte, aga ma hetkel küll ei näe põhjust ette seda edasi kaebeõigust kasutamata, et ma usun, et selle osas vaidleme edasi. Sama meelt on ka Riigiprokuratuur. Tuleb edasi vaielda, sest kohtuvaidluste käigus oli prokuratuuri poolt küsitud karistusmäärad, reaalsed vangistused praktiliselt kõigile. Lisaks veel suured kahjunõuded. Kui kohus motiveeris kõikide süüdistatavate õigeks mõistmist sellega, et leides, et ebaõigus kokkulepe pole süüdistatavate vahel tuvastatud, siis kindlasti minu argumendiks võimalikul edasikaebamisel saab olema just sellele ebaõigus kokkuleppe küsimusele keskendumine. Et see oli teema, millele ma tegelikult keskendusin juba põhjalikult ka süüdistuskõnes, juhtisin tähelepanu nendele tõenditele, mis minu hinnangul sellist ebaõigus kokkulepet kinnitavad. Nüüd loen huviga kohtuotsust ja tutvun siis kohtu argumentidega selle osas, miks siis kohus minu seisukohtadega ei nõustunud. Just altkäemaksu küsimise ja saamise süüdistus ongi see, mille üle Riigiprokuratuur veel vaielda kavatseb. Tänase otsusega tuleb riigil hüvitada antud protsessis ligi 300 000 eurot kaitsjate tasusid.